peake on karu tarkust täis ja minu mõmmi beebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme, karvane. Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsas on A ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja kraps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Ai, minu valus, Kes sa täna mõmmi oled ellik? Väike müks vastu väikest kivi. Ei ole midagi väike kivi, harakale haigus, varesele valu, haigus mine metsa, Miks sa oma haigust minule sokutad? Ei või. Sul raasugi oidu peas. Mida mul ei ole? Oidu, aru noh. Aru? Jah. Mul on aru üle arugi, mul on juba nii palju tähti selged. Aga sinu varvas võib valutada. Sa käid väga vähe varvastega, sa peaaegu alati lendad oma tiibadega. Ära karju nii palju, parem palu mind, et paiarakas vii mu valu metsa känn otsa. Paiarakas vii mu valu metsa känn otsa. Ära sina kädista, mina kädistan. Hea küll, ma viin su valu kännu otsa. Jäigi nagu vähemaks. Näe, saab juba nagu käia. Hei ja Piraki, tere! Tere! Vaata! Vibu! Mulle tõi eile Näärivana uue vibu. Näärivana ja uue vibu. Ja, mul käib Näärivana 3 korda nädalas. Mõmmi, lähme metsa vibu laskma. Tule! Ei taha. Miks? Kuule, ole ikka spordimees, ära ole nagu mõni tordimees. Lähme hakkame vibu laskma, hakkame kuivanud puude pihta vibu laskma. Mina ei viitsi. Miks sa ei viitsi? Kuule, sa oled laisk nagu hundi kutsikas. Tead, mis teeme? Ma olen kuskilt lugenud, ühele karule pandi ükskord õun pähe ja siis lasti sinna pihta, lasti märki. Aga ma vist õunale pihta ei saa. Ma olen toon selle kõrvitsa, selle paneme sulle pähe ja siis ma hakkan laskma. Oot, ära nüüd kõrvitsat küll too. Mina ei taha kõrvitsat lasta. No küll sa oled laisaks jäänud, mõmmi. No lähme aasa peale laskma, tule nüüd, noh. Mõmmi, beebi, kas läheme? Ikka, ütled, lähme. No hea, ma ütlen emale. Ahah. Ema, me läheme Rebase Reinuga aasa peale laskma. Olgu peale, aga ära siis väga kauaks ära ja ma hakkan varsti süüa tegema. Ma ei tahagi süüa, mul on kõht täis. Mina küll tahaks süüa natuke. Mammi, sina ja ei tahagi süüa. Tõepoolest, terve tänase pool päeva oled sa olnud niisugune imelik. Vedel sedasi ja ega sa... Nagu kapsarull. Ega sa ometi haigeks pole jäänud turtsud ka terve aeg. Istu siia kännu otsa. Ei, ma ei ole haigeks jäänud. No kust sina seda tead? Ma nagu aiman kohe. Ush, lase ma katsun su peakest. Nina otsakene on ka nagu soe. Ja need käpad. Ja parajalt jahe. Käpad on ka kuumad. Nagu vibu laskmiseks kohe loodud käpad. Oota nüüd, tee nüüd oma
oma suu lahti, vaatame kurku ka, no. Veel rohkem. Küll on ilus kurk. Nii, punane. Ei, ega ta väga punane ei olegi. Vaadake veel. Just selline paras. Roosa. Me peaksime ikkagi minema mõmmiga vibu laskma, sest sport arendab tervist ja siis ei jää kunagi haigeks. Ei, Rebase Rein, mõmmi ei tule praegu mitte kuhugi mujale kui ainult tuppa. Ma panen talle kraadiklaasi. Mõmmi, head aega. Nägemist. Ma ei tea, mis ma... Tead mis? Ma lähen hundikutsikatega jahile. Keda te jahtima hakkate? Me hakkame happuoblikaid jahtima. Alguses laseme happuoblika maha ja siis sööme ära. Noh, head happuoblika õnne. Ja terveks saamist, mõmmi. Aitäh. Huvitav, miks need karud nii kidurad on? Uudu! Mulle kinkis näärivana, kinkis vibu! Mõmmi, nüüd paneme sulle kraadiklaasi. Võib-olla mõmmi peab ju ka haigeks jäänud, seda kraadime ka. Oi, nii seda. Mis asja sa seda lehte loed terve aeg? Meie mõmmi on haigeks jäänud. Oi, või mõmmi on haige. Ja võib-olla mõmmi beebi ka. Mõmmi beebi ka. Nii, nüüd ongi aeg täis, vaatame palju siis on seda haigust. 37,3 pügalat. Oi. Mõmmi, mine nüüd ruttu teki alla, tõuse püsti. Kas seda on siis palju või vähe? Seda on küllalt selleks, et teki alla minna. Nii, edasi teki alla. Mõmmi beebi tuleb ka? Jaa. Karuema, seome soe sall ümber kaela. See aitab nüüd küll haiguse vastu. Nüüd seome sooja salli ümber kaela. Kuhu me peale ka? Ei, ütleme üheskoos seda. Arrakale haigus, varesele... Isa, ära sedasi ütle. Ma juba kord Arrakale ütlesin, võib-olla ta tuleb haigusega tagasi. Õigus, mõmmi, see on arutu jutt. Võib-olla meie peaksime mõmmile arsti kutsuma. Ei tea, mõtleme nüüd. Palavik on ju väike. Aga võib-olla see on haiguse algus alles. Ja, ega midagi. Karuema, mina lähen arsti kutsuma. Ei, sina ära mine. Sina istu parem siia mõmmi voodi servale ja räägi talle muinasjuttu. Parem lähen mina kutsun, muidu sa ei jõua õhtuks ka tagasi. Aha, et mina jään siis istuma. Jah, noh, olge siis kenasti ja lohuta lapsukest. Käi ruttu, ema. Tule ruttu tagasi. No, mõmmi, vaata. Nüüd mina olen sinule seltsis, eks ole, hea on olla. Isa, Jaa. aga sina pidid ju mulle muinasjuttu rääkima. Muinasjuttu, jaa. Oot, muinasjutt. Ei tule meelde. Räägi punamütsikesest. Punamütsike. Nii. Punamütsike. On meeles, et tüdrukul oli punane müts. Aga räägi siis hundist ja 7 kitsetallest. Kitsetalledest. No, mõmmi, kitsetalled. Elasid kord kitsetalled. Ja kitsetalled kepsutasid ja kepsutasid. Niisama kepsutasid. Ei, keepsutanud niisama. Seal oli niimoodi. Üks hall hunt tuli ukse taha ja küsis peenikese häälega. Kas kitsetalled on kodus? Ja kõik jooksid voodi alla, aga üks jooksis kellakappi ja passis seal natuke aega. Oot, ära nüüd sega.
sa segad minul meelde tuletamast. Niimoodi. Ja. Oota, mõmmi. Nüüd kuula. Nüüd algab muinasjutt. Niisugune muinasjutt. Elas kord. Ükskord ammu elas üks peenike põrsas. Nii peenike, et mahtus läbi aia. Läbi aia? Läbi aia aeda sisse. Õunapuu all on suur kõrvits. Oi, missugune suur õun. Imestab põrsas. Ja hakkab sööma. Sööb ja sööb. Sööb. Aga kas ta aru ei saanud, et see kõrvits on? Kõrvits ei ole ju magus. Küllap temal jälle suhkrukott kaasas. Raputab suhkrut peale. Ära sega vahele. Siis mul läheb meelest ära. No vaata nüüd. No, võta. Tähendab see... Sõi, noh. Sõi ja sõi. Sõi kõrvitsa ära. Ja vaata, ei olnudki enam peenike põrsas. Oli päris suur siga. Siis patsutas vastu kõhtu. Pum. Kõht on täis kui trumm. Pum. Kõht on täis kui trumm. Pum. Isa, mis siis oli? Siis, no mis seal enam edasi olla sai? Toetas selja vastu puud ja hakkas norskama. Nor. Mammi Peebi, kuule, kas sina saad praegu aru, mida isa teeb? Kas ta räägib meile põrsa norskamisest või norskab ta ise? Oleme hästi tasa, ärme ajame teda üles. Jaa. Tere! Sina veel magad, aga meie tuleme juba koolist. Tasa, mis on? Mitte mina ei maga, isa magab. Tasa. Isa magab. Ärme teda üles aja. Kuule, miks sa meile täna vastu ei tulnud? Me ootasime sind. Mis asja sa siin voodis teed? Ma ootan haiguse algust. Päris haigus alles tuleb. Kuule, mõmmi, aga nii kaua, kui sa seda haigust ootad, õpetan ma sulle tähe selgeks. Jaa, me täna õppisime. H-tähe. H-täht on naermise täht. Sellega on nii ja naarda. Vaata. Tasa. Ta ju magab. Tahad, me teeme sulle Matiga ühe elava õhtähe. Tehke. Kohe. Näe. Vaata. See on õh. Kas see on siis... Jaa, see on õh. Selline on... Täht kui naer, ihi ja ahaa, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi. Kui haigeks jään, siis teen ma atsi. Mis sa tsihitad? Hakkame parem seda õhtähe mängu mängima. See on väga huvitav mäng. Meie oleme head õhtähed. Aga kes siis meie mõmmibeebiga oleme? Teie olete mõmmibeebiga halvad tähed ja teie olete mõmmibeebiga haiged. Ja siis head tähed tulevad ja võtavad haiguse ära. Kõigepealt ära viskavad aknast välja. Hakkame mängima. Hakkame.
oleme halvad haiguse allid. Toome teile köha, toome teile nohu. oleme head õhid, kaduge halvad õhid. Mõmmike terveks saa, mõmmike terveks saa. Tere. Mõmmil on särlakid. On jaa. Kus see haige meil on siis? Voodist üles tõusnud, nüüd tõuseb palavik ka üles. Marss voodisse, marss. Lähme meie ära, Mati, me peamegi koju minema, muidu saame ka äkki sarna. Jah. Ega mul ainult kurk natuke punetab. Head aega. Head aega. Saa terveks minna. Saan küll. Ja sina magad. Ei maga. Jutustan mõmmile muinasjuttu. Sõi ja sõi. Mõmmi, sõi ja sõi. Ja muud kui sõi. Tere, doktor. Tere. Palun vaadake mõmmi üle ja öelge, kuidas tema tervisega nüüd päris lugu on. Ja koheselt mõmmikene istuu nüüd ilusti siia. Nii. Vaatame, kuhu see haigus on meil pesa teinud, siis teame, kuidas seda välja ajada. No, tinga nüüd sügavalt. No, köhata nüüd natuke. Ja tubli. Kopsud on puhtad. Ja. Kopsud on puhtad. Näita nüüd mulle keelt, mõmmi. Ei. Ma palun ühte lusikat. Kohe. Ema ütles, keelt ei tohi näidata. No, haiguse puhul võib. Nii. Kas võib, ema? Võib. Ja keel on puhas, nüüd ütle ja. Liiga sügaval läks. Kurk on natuke punane, aga sellest pole midagi. Kerge külmetus. Palun andke mõmmile kuuma piima meega. Siis vaarikamoosi teed. Ja 3 korda päevas palavikrohtu, 0,5 tabletti korraga. Ei, rohtu ma ei taha, rohi on viha. Viha küll, aga kui oled haige, siis pead võtma. Aga võib-olla on mõmmibeebi ka haigeks jäänud ja mul ei ole seda kuulamistoru, et kas tal on ikka kopsud terved. No kuulame siis mõmmibeebi ka järele. Kuulame jah. Kõi. Kirjutame mõmmibeebile samad rohud. Sullegi, aga anna talle vähem, sest ta on väiksem sinust, eks ole. Ja mõlemad peate nüüd voodisse minema, seni kuni palavik üle läheb, siis saate ruttu terveks. No head paranemist teile. Ja head aega. Doktor, suur tänu. Küll on nüüd hea, et seda muret ei ole, et see haigus kergelt üle läheb. No eks ta muidugi läheb. Head aega. Aitäh tulemast. Nii, mõmmile on ju nüüd piima tarvis. Saan mine kohe kitsemamma juurde piima tooma. Ma võtan kohe ämbritäie, palun piima anda. Ämbritäit pole vaja, mul ei mahu ämbritäis kõhtu ära. Muidugi pool ämbrit tuleb tuua. Just. Nägemiseni. Näge ruttu. Siis oli piim soojaks ja mett sisse. Just. No, nii. Ema, kas sina hakkad nüüd mulle muinasjuttu rääkima? Ei, mõmmikene. Räägi põrsakesest. Ei, kallikene, mina hakkan sulle nüüd laulma. Sina paned peapadja peale, silmakesed vajuvad kinni, magad natukene. Kui üles ärkad, siis saad kuuma piima meega ja vaarika moosi ja rohtu ja siis saadki terveks. Ära nuta, ära